Tere kõik koodihuvilised ja tulevased tech-geeniused. Kas te teadsite, et IT-maailmas on olemas palju rohkem kui lihtsalt see tüüp, kes kirjutab koodi? Ma tean, ma saan aru, minu ema arvab ka kodus, et arvutis mängimine, printeri seadistamine, wifi ühendamine ja programmeerimine on üks ja seesama arvutivärk. Tegelikult on IT-s terve karneval erinevaid rolle. Tarkvaraarendaja. Targad inimesed, kes suudavad ehitada midagi nullist. Midagi, mis peaaegu kunagi esimesel korral päris hästi ei tööta. Front-end veebiarendaja. Inimesed, kes teevad veebi ilusaks ja kasutatavaks. Ja nad arutavad päris palju selle üle, milline on parim sinise värvi varjund. Aga päriselt, see on tähtis. Back-end veebiarendaja. Need, kes hoiavad kogu seda ilusat visuaalset disaini taustal töös ja kelle töö on nii keeruline, et seda selgitama hakates istuksime siin homse hommikuni. Mobiilirakenduste arendaja. Android või iOS, igavene lahing. Aga vähemalt saab neid tööriistu kasutada selleks, et telefoni enam mitte kunagi helistamiseks kasutama ei peaks. Jah? Andmeanalüütik. Matemaatika oli minu jaoks raske, aga andmeanalüütikud teevad numbritest tähtsad asjad. Nad leiavad numbritest mustreid, mida enamik meist isegi unes ei näeks. Pilverakenduste arendaja. See ei ole see pilv, mida teie mõtlesite, aga nad hoiavad meie andmeid kindlalt ja loodan, et mitte liiga märjas kohas. Mänguarendaja. See pole bug, see on funktsioon. Need inimesed loovad meie lemmikmängud ja õpetavad meile kannatlikkust, kui mäng keset bossivõitlust crashib. Tehisintellekti insener. Nemad õpetavad masinaid mõtlema. Või vähemalt õpetavad neile, kuidas meist natukene targemad välja paista. Ja mis kõige parem, need kõik oskused on õpitavad. Saate minna ülikooli, osaleda bootcampidel või veebikursustel. Või teha nii nagu mina, õppida YouTube'ist, kuidas torusid parandada. Töötas küll. Kui teil on huvi, siis võimalusi on palju. Aga miks üldse vaevuda IT-sse sukeldumisega? Sellepärast, et IT ei ole lihtsalt lahe. See on ka väga kasulik. Statistika räägib iseenda eest. Keskmine IT-sektori palk on umbes täpselt nii suur ja tööaeg on väga paindlik. Boonused, need on meil ka olemas. Näiteks meile makstakse kinni jõusaal, kontoris saab PlayStationit pelada, käime iga kuu tiimiüritustel, näiteks söömas või karti sõitmas või midagi muud ägedat. Meil on hästi rahvusvaheline seltskond, töö käib tihtilugu üldse näiteks inglise keeles ja kõige lahedam osa, kaugtöö. Täpselt nii, võid töötada kas või Palisaarelt, külm kokteil ühes ja kood teises käes. Mul kolleeg arvab, et ma olen praegu oma köögis. Vaat siin see IT-maagia peitubki. Peaasi, et kiire internet on, eks ole. Firma maksis majutuse ja transpordi ka veel kinni. Üli nice! Niisiis, kui te mõtlete, et mida ma tulevikuga peale hakata, siis ärge unustage IT-d. Võimalused on piiramatud ja nagu minu ema ütleb, siis see arvutivärk on ikka igal pool tänapäeval. Keegi peab ju seda valdkonda siis ka arendama ja töös hoidma. Nii et haara võimalusest kinni.